Nädalatagune 1-1 viik Poolas andis Levadiale tänaseks korduskohtumiseks teoreetiliselt küll väikese eelise, kuid teisest küljest oli nüüd ka poolakatel parem ettekujutus Eesti meistri mängutasemest, koos teadmisega, et vastase alahindamine võib valusalt kätte maksta. Kohe esimestest minutitest külalised Ummisjalu rünnakule ei tormanud, kuid umbes veerandtunnise mängu järel algas esimene pikem periood, mille vältel sai Levadia tunda Wisla tugevat survet. Mis aga kõige tähtsam, värav püsis puutumatuna ja Levadia paar ohtlikku vasturünnakut võtsid poole lõpus poolakatelt rünnakuindu vähemaks. Parim võimalus avanes 38. minutil Vitali Kuussevil. Levadiat rahuldav 0-0 viigiseis pidas vastu ka Wisla järgmise aktiivsuse puhangu teise poole alguses. Korra käis pall väravapostis ja kahel korral päästis meeskonna halvimast Martin Kaalma. Mida aeg edasi, seda närvilisemaks muutusid poolakad oma luhtunud võimaluste järel ja see oli vesi Levadia veskile. Ilusa punkti pani mängule Vladislav Ivanov, lüües 90. minutil 1-0 võiduvärava. Üks kaalukamaid võite Eesti klubi jalgpalli ajaloos viib Levadia meistrite liigas 3. eelringi, kus tõenäoliselt on vastaseks Ungari meister Debrecen.